kell on 5. Lugupeetud vallavolikogu liikmed, külalised, alustame Kiili vallavolikogu istungiga. Palun teeme kõigepealt kohaloleku kontrolli. Paul Pustusmaa, ma ei näe, et oleks. On siis osa. Ta peaks viima sinna, kus saab valida osalemist elektrooniline. Selle peaks ära vajutama. Leidsid, sorry. Nii, korras. Hetkel meil siis puudub 3 volikogu liiget. Enne kui me lähme päevakorra juurde, siis palun, kas kellelgi on sõna võtta? Krustan, palun. On arupärimised siis saada. Arupärimisi on seekord siis 2 ja mõlemad on saadetud e-postiga Kiili valda, aga ma need siis loen ka volikogus ette ning selgitan esimene arupärimine puudutab kohtuvaidlusi ja arupärimise sisuks ongi siis vallavalitsuselt sellise informatsiooni saamine kohtuvaidlustest, mille osapooleks on siis otseselt või kaudselt Kiili vald. Ehk selles mõttes ei ole siin vahet, et kas see on esitatud vallavalitsuse tegevuse peale, volikogu tegevuse peale või on lasteaia või kooli tegevuse peale. Ja kõikidest nendest poolel olevatest kohtuvaidlustest sooviks informatsiooni saada. Samuti ka nendest kohtuvaidlustest, mis on pooleli ja mida peavad siis Kiili varahalduse sihtasutus ja Kiili KVH OÜ
sellepärast et nemad on ka kuuluvad Kiili valla konsolideerimisgruppi ja ka nende riskid ning kohustused ja kulud on Kiili valla kulud. Ja ülevaates palun siis anda teavet nende kohtuasjade lõikes, esitades siis kohtuasja numbri, millal see algas, kes esitas nõude, milline on siis selle nõude nii-öelda lühikirjeldus, milline on nõude suurus, menetlusfaas, millise astme kohtus ta on, või kui kaugele on selle menetlemisega jõutud selles kohtuastmes. Kes on see vallapoolne esindaja seal kohtus ja kui palju on sellele vallapoolsele esindajale siis selle kohtuasjaga seoses tasu makstud. No, ma mõistan nüüd, et siin võib isikuandmetega seotud teemad võivad takistada siin inimeste nimede võib-olla nimetamist, kes neid asju kohtuasju on algatanud või kelle vastu vald ise on kohtuasja algatanud. Selles mõttes ei ole minu meelest takistust, kui need andmed nõude esitaja või siis nõude saaja osas esitatakse nii-öelda anonüümitult või sünonüümitult, eks. See puudutab jah, siis inimesi, aga meil on tegemist seal juriidiliste isikutega, kus ma ei näe üldse takistust. Nüüd lisaks selle arupärimise raames siis palun ka ülevaadet neist kohtuotsustest, mis on küll tehtud ja kehtivad, kuid siiamaani veel täitmata valla või siis tema konsolideerimisgruppi kuuluvate üksuste poolt. Ja palun selles arupärimisel siis vastata vallavanemal nii suuliselt kui ka kirjalikult järgmisel volikogu. Teine arupärimine, mille olen esitanud, puudutab siis maaüksust aadressiga Sahkari tänav 20 ja siin on inimesed pannud tähele, et selle 2021. aastal on Kiili vallavalitsus selle maa sihtotstarbe ära muutnud ja muutnud ta siis 100% jäätmehooldusmaaks. Et kui selline muudatus on nüüd nagu tõepoolest toimunud, siis arupäärimises ma palun vastust sellistele küsimustele, mis seaduse planeeringu alusel, mis seaduse sättele tuginedes, mis planeeringu alusel see otsus tehti ja palun ka selle otsuse koopiat. Ehk teiste sõnadega, nii palju kui mina olen kehtivast üldplaneeringust aru saanud, on Kiili vallas ette nähtud üks koht jäätmekäitluseks ja see koht asub sisuliselt tööstuspargi ees. Sinna oli plaanitud siis jäätmejaam, see on Kiili valla poolt välja ehitamata. Mina küll ei tea, et üldplaneeringus oleks Sahkari tänav 20 mõeldud jäätmekäitluskohana. Ma küll mõistan, et ajalooliselt on seal olnud puhastiga seotud objekte, aga see puhasti on suletud ja rohkem seal jäätmekäitlusega ei peaks üldplaneeringu järgi tegelema. Ma võin ka siin eksida, et seda saabki siis vastuses arupärimisele seletada ja tõendada. Ühtlasi on arupärimises siis ka veel järgmised küsimused, et millist tegevust siis kõnealusel maal Kiili vallavalitsus lubab ja kes seda maad otseselt valdab ning kasutab, milline on
kõnes oleva maa kasutamisega seotud tulude ja kulude arvestus üle-eelmisel ja eelmisel aastal. Ja mis tegevusi on Kiili vallavalitsusel kavas kõnealusel maal tulevikus teha? Nüüd arvestades, et juurdepääsuks sellele maale on kasutatud ka raskeveokeid, siis siit omakorda tuleneb küsimus, et kas ja millal Kiili vallavalitsusel on kavas ehitada valmis siis ka raskeveoki liikluseks sobiv juurdepääsu tee antud maale. Sellega see arupäärimises sisalduvad küsimused ka lõpevad. Palun vallavanemal ka sellele arupärimisele vastata järgmisel volikogu istungil nii suuliselt kui ka kirjalikult. Aitäh teile tähelepanu eest. On veel kellelgi sõnavõttu soovid? Kui ei ole, siis lähme päevakorra juurde. Kas kellelgi on päevakorra suhtes ettepanekuid? Kui ettepanekuid ei ole, siis palun paneme päevakorra kinnitamisele. Nii, päevakord 14 pool, 1 erapooletu. Päevakord on kinnitatud. Päevakorra esimene punkt, Naiskodukaitse Kiili jaoskonna tööst ja Sinilille kampaaniast, ettekandja Naiskodukaitse Kiili osakonna esinaine Eveli Kaunispaik. Eveli, palun. Tere, vallavolikogu. Mina olen Eveli Kaunispaik ja olen Naiskodukaitse Kiili jaoskonna esinaine. Minuga kaasas on ka Natalia Pennert, kes on aseesinaine, ja meil on ka siin teisi jaoskonna liikmeid, Merje ja Veret. Aitäh Merjele kõigepealt, et kutsumast. Ja ma väga kaua teie aega ei viida, aga räägiksin paari sõnaga Naiskodukaitsest üldiselt, räägiksin Sinilille kampaaniast ja siis lõpetuseks meie tegevusest Kiili vallas. Naiskodukaitse on siis Kaitseliidu naisorganisatsioon, kus tänaseks on ligi 3700 naist. Viimasel aastal 2022 liitus üle 1000 naise, mis siis organisatsiooni liikmete kasvuks teeb peaaegu 40%. Ruumi kindlasti veel on, enne teist maailmasõda oli liikmeid pea 16 000, nii et ootame uusi liitujaid. Organisatsiooni tegevus põhineb siis nii-öelda 3 sambal. Esimene on teadlik ja oskuslik kodanik, mis tähendab seda, et kõik liikmed, kui nad liituvad, läbivad baasväljaõppe,
et eelkõige siis kriisides ise toime saada ja abistada ka vajadusel siis oma lähedasi ja kogukonda. Peale seda toimub edasi spetsialiseerumine, toimetatakse erialagruppides, milleks on siis meditsiinigrupp, avalikud suhted, side- ja staabigrupp ja veel toitlustus. Et mina isiklikult siis kuulun avalike suhete gruppi ja olen ka evakuatsioonirühmas. Et evakuatsioonirühm kuulub siis sinna teise sambasse, mis on siis Naiskodukaitse valge suund, mis tähendab seda, et sõjalist ametikohta liige ei vali, küll ta siis toetab nii-öelda valgel suunal, ehk siis kas juhtimise toeüksuses, staabi poole pealt või evakuatsioonirühmas. Ja viimaseks on siis võimalik valida ka endale sõjaline ametikoht, mis siis ka tähendab seda, et kui kutsutakse, siis tuleb minna. Et neid naisi täna kuigi palju ei ole, et kuskil liikmete arvust 10%. Et aga täna ma siin olen eelkõige Sinilille kampaania raames, millega tähistatakse siis missioonil käinud või tähendab tunnustatakse missioonil käinud sõdureid, nii kaitseliitlasi kui kaitseväelasi. Et veteranipäeva tähistatakse 23. aprillil ja sümboliks on sinilill. Veterane, kes missioonil on käinud, on tänaseks üle 3000 ja on nii mehi kui naisi. Et selle kampaania raames siis korraldatakse väga palju erinevaid üritusi, on siis sinilille jooksud, orienteerumisrajad, nii-öelda kõik, mis on seotud ka liikumisega, mis aitab toetada neid, kellel tegelikult seal missioonidel on siis selline võimalus kadunud. Annetuste eest eelmine aasta koguti 103 000 eurot. Ja nende annetuste eest siis toetatakse laiemalt liikumispuudega inimesi. Sellel aastal on plaanis siis Pärnu randa teha invatõstuk, et need ratastoolis inimesed mitte siis üksnes ei pääseks sinna veepiirile, vaid ka tõstukiga nii-öelda võimalus ujumiseks. Kiviõlisse on planeeritud siis invasuusatamise võimalus samamoodi, et need inimesed, kellel see liikumisvõimalus täna puudub, et neile oleks spetsiaalsed võimalused loodud. Eelnevatel aastatel on väga palju toetatud taastusraviseadmete ostmist haiglatesse ja ka vaimse tervise valdkonda, et missioonil käinud sõdurid ka tihtipeale seda vajavad. Ja lõpetuseks siis natukene meie jaaskonna tegemistest. Et meie jaaskond on loodud eelmisel aastal 6. mail. Alustasime 17-liikmelisena, täna on meid 20, et üsna hiljaaegu tuli juurde meile uus liige. Ka meesterahvastel on võimalik osaleda, küll mitte tegevliikmena, aga toetajaliikmetena. Et kes siis tunneb, et mingis valdkonnas saab Naiskodukaitses töös kaasa lüüa, siis selline võimalus on. Olime ka siis nominent, eelmise aasta nii-öelda aastateo nominent. Et aga tore, kui neid tähelepanetakse ja tunnustatakse. Ja toimetame siis sellistes gruppides nagu evakuatsioonirühm, staabigrupp, meditsiinigrupp ja avalike suhete grupp. Välitoitlustajad meil tänaseks puuduvad. Et võib-olla kunagi tuleb ka neid. Ja äärmiselt oluliseks peame ka tegevust kogukonnas, et see ei ole otseselt Naiskodukaitse nii-öelda põhikirja järgi tegevus, aga kui me siin Kiilis juba oleme, et siis tahame panustada ka kogukonna heaollu ja anda enda teadmisi edasi nii palju kui võimalik. Et mis me siis tegime eelmine aasta? Et eelmisel aastal me siis osalesime, tutvustasime 20. augustil oli Keskpõrandale kokku üritus, kus tegime siis kriisivarude telki, tutvustasime Ole valmis äppi, mis on Naiskodukaitse poolt loodud ja
ja rääkisime Naiskodukaitsest lähemalt. Sügisel oli ka üks üritus, kus me vabatahtlike päästjatega koos osalesime. Ka siis tutvustasime nii-öelda ohutushoiu temaatikat. Oleme teinud kooliga koostööd, oli ülekooliline matkamäng sügisel, kus paluti meil tegema siis matkamängu kontrollpunkte, et seda tegime ka siis selle suunitlusega, et see oleks hõlmatud kuidagi meie tegevusega. Et näiteks oli siis lastele tehtud kriisivarude alane nii-öelda katkise telefoni ülesanne, et natukene ka neile neid teadmisi edasi anda. Siis ka selline pidulik üritus oli, et istutasime Tammepuu Kiili parki ja plaan on siis sellel aastal tähistada see sellise ilusa graveeritud tahvliga. Toetame ka kodutütreid nende tegevustes, et eelkõige aitame siis läbi viia või olema kaasatud nende üritustele ka kohtunikena. Oih, mis nüüd juhtus? Vabandust. Ja selle aasta tegevused siis lõpetuseks viimase slaidina, et aastat alustasime Kiili gümnaasiumis koos õpilastega ja osalesime paraadil. Nüüd aprillis tegime siis Kangrusse Sinilille orienteerumisraja, mis on kõigile läbimiseks tasuta, kus siis nii-öelda kaardi järgi tuleb otsida punkte ja igas punktis on nii-öelda elektroonilised küsimused äpi kaudu, mis annavad siis ka samuti teadmisi nii Sinilille kampaaniast kui meie tegevused. Nii et kõik on oodatud osalema, 30. aprillil on avatud. Plaanis on teha siis kriisivarude teemaline infopäev eakatele, et eakate päevakeskuses, kus saaks suhelda vahetult, et mitte niimoodi slaididena ja ettekandena, vaid vastata siis küsimustele ja niimoodi lähemalt siis, mis teema täpselt kedagi huvitab. Jah, et sellest ma juba rääkisin, et Naiskodukaitse tamm on plaanis tähistada, see infotahvel on olemas Harjumaa oleva poolt meile tehtud. Ja lõpetuseks siis, et kutsun siis kõiki meiega liituma, nii mehi ja naisi ja loodan, et peatse kohtumiseni. Aitäh teile! Ja lõpetuseks ma jagaksin kõigile Sinililad, kes soovib, ma panen ise rinda, kes soovib, saab seda ise endale teha. Ja Merje kui ka Naiskodukaitse liige abistab meid selles osas ja Natalia teiselt poolt. Kas ma hakkan siit poolt pihta? Ei, palun magema. See käib vasakule poole. Vasak on. Ja mulle ka. Kauksiks seljast ära. Aitäh. Ma arvan, et sa vist iga üks ise panna, sest see on ühel, et see on väga hästi lühikene, et lihtsalt annan niimoodi ulatage ja aitäh. Aitäh. Ma arvan igaks. Ja meil on siin on. Selle vastu ei ole, me teeks ühe pildi ka, mis me anname siis kodukaitsjatele. Võin teile ka jagada. Pilt tuleb sealt. Saate?
või teiselt poolt ka teha pärast mõlemad poolt. Karlo, teed teise nurga ka seal. Aitäh ja edu! Aitäh ja head istungi jätku! Lähme siis päevakorra punkt number 2 juurde. Õiguskorrast Kiili vallas. Ettekandja piirkonnapolitseinik Ene. Tere! Minu sinilill on õla peal, mina mõnda ei pane. Aga mulle tundub, et ma selle volikogu koosseisu ees ei ole olnudki. Et kuidagi uusi nägusid on. Ja siit ei olnud enne. Et ma tutvustan siis ennast, et mina olen Eneli Meho ja olen Kiili ja Saku valla piirkonnapolitseinik. Ja meil on selline traditsioon, et ma käin siis iga aasta korra, eelmine aasta vist ei käinud, nagu tuleb välja, aga käin korra ja räägin siis sellest, et mis Kiili vallas toimub. Ja seekord ma mõtlesin, ma räägin nagu rohkem sellest poolest, nagu mis meid kui piirkonnapolitseinikke rohkem puudutab ja mis muresid me lahendame. Ja oleme lihtsalt. No, alustan ikka esialgu see kohustuslik statistika, mida volikogud alati ootavad. Et nagu te näete, siin ei ole nagu suuri muutusi. Väärtegusid 133, see on natuke vähem kui eelmine aasta, aga nagu näete, need on kõik liiklusrikkumist arvelt. Et 133 väärteorikkumisest 120 liiklusrikkumised, 6 on varavastased ja paar tükki on midagi muud ka. Liiklusrikkumistest enamik on kiiruse ületamised. Ja pooled ma näeks ise, mis ma ja nagu varasematel aastatelgi siis enamik juhte mõjutati lühimenetlusega. Kuriteod. See number on ka väga stabiilsena püsinud, hoolimata sellest, et Kiili valla elanike arv on jõudsalt kasvanud ja paari aastaga kasvab vist veel. 45 kuriteost 15 on seotud varavastaste süütegudega ja neist enamik on ka tegelikult pisivargused kauplustest, mis on siis toime pandud 3. korda. Ja 3 kriminaalses alkoholijoobes juhti, et mis on tegelikult vähem kui varasematel aastatel, mis on tõenäoliselt väga positiivne. Ja 7 on isikuvastased kuriteod. Ja nendest on need, mis meid puudutavad, on lähisuhtevägivald. 12 juhtumit ja 3 kriminaalmenetlust. Ja see juhtumite arv on ka kõvasti väiksem kui eelmistel aastatel. Et minu selgitus on see, et kuna lähisuhtevägivallad toimuvad ühtedes ja samades peredes, siis meie kõige problemaatilisemad pered on tänaseks lahku läinud ja ei ole ka muresid enam. 2 kuritegu on seotud lastega. Need on siis need juhtumid, kus lapsed on kõrval või laps on üks osaline. Et kõigi lähisuhtevägivalla juhtumite korral me teeme järelkontrollid koos sotsiaaltöötajatega, püüame siis lahendusi ja püüame aidata, et rohkem neid juhtuks. Ja üks suur osa kuritegudest, 16, on internetis toime pandud kuriteod. Ja sellel teemal ma tahakski natuke rohkem peatuda. Ja internetis toime pandud kuritegudest enamik on siis erinevat laadi kelmused. Kelmus on siis, nagu kõik teavad, teadvalt vale ettekujutuse loomine rahalise kasu saamise eesmärgil. Selleks on
väga palju erinevaid viise, kuid eesmärk on ikka alati see, et kellegi käest raha kätte saada. Ja täna on siis enamik kelmustest kolinud internetti. Politsei on teinud väga palju postitusi selle kohta, et ärge langege kelmide ohvriks ja nii edasi, kuid ikka on ohvreid väga palju. Eestlased kannavad 1000 eurosid iga päev kelmide arvele. Ma toon siinkohal mõned näited, see on lihtsam rääkida. Et kelmused pankade nimelt. Et see võib tulla e-mailina, see võib tulla SMS-ina ja mõlemal puhul on siis inimest nagu hoiatatakse, et midagi toimub teie kontoga, teie konto blokeeritud, deblokeerimiseks logige kohe sisse, te klikkate sellele lingile ja tuleb sellised lehed, siin on 3 näidet, mis näevad välja suhteliselt sarnased sellega, millised nad tegelikult peaksid välja nägema. Ja nii kui te sinna kuhugi sisse logite, on ülekanne tehtud. Sisse logimine kinnitab kelmide tehingu. Ehk siis panka tuleb minna alati kas veebibrauseri või äpi kaudu, mitte kunagi ühegi lingi kaudu. Et meil on alates eelmisest aastast tehti uus ametikoht, veebipolitseinik Vladen Jakovlev. Ja teine suur kelmuste liik ongi nüüd kõned politseinike nimelt. Ja need on kõik venekeelsed. Helistatakse inimesele, öeldakse, et midagi toimub teie kontoga taaskord või siis uus skeem on selline, et helistab politseinik näiteks Keskkriminaalpolitseist ja ütleb, et tahab kohtuda et ma tahan teiega kohtuda, lepime aja kokku, aga kohtumise kinnitamiseks peate oma isiku tuvastama. Ja siis politseinik saadab meili peale isiku tuvastamise ankeedi, mis siis lõpeb sellega, et inimene jääb rahast ilma. Politseinikud ei lase kunagi telefoni teel, meili teel enda isikut tuvastada, kuhugi sisse logida, klikkida, pangaparoole ei küsi, et kui selline tegevus, selline kõne teile tuleb, siis igal juhul tuleks teavitada politseid, et tegemist võib olla tõenäoliselt kelmusega. Kohtukutsed, selliseid olete kindlasti kõik saanud. Et sellised kohtukutsed riigiasutuste nimelt näevad välja suhteliselt esmapilgul võivad ära petta, aga selliste kutsete mõte on siis panna inimest reageerima. Et sulle tuleb see kutse ja siis sa hakkad vastu kirjutama, et see on mingi vale asi, et mina ei ole seda teinud. Ja see ongi nüüd see, mida kelmid ootavad. Kontakt on loodud. Ja sealt edasi nad oskavad juba väga hästi mõjutada. Et sellise kutse lõpptulemus on see, et inimesele antakse võimalus, et makske meile mingi summa ja me unustame selle ära. Aga teine, see on natuke uuendatud versioon juba. Ja selle kohtukutsetega on sama lugu, et kustutage see ära, ärge vastake ja ärge Sirle Loiguale ka kindlasti kirjutage. Tema ei ole saatnud seda. Ja alaealised internet. Et miks, tänapäeva ühiskond on kõik kolinud internetti, et ka lapsed on internetis. Isegi koolikiusamine on internetis. Et ma panin siia ka mõned näited. Et ma otsisin sellised viisakamad näited välja. Et see on siis näide koolikiusamisest, kus siis Snapchati vahendusel jagatakse klassikaaslastele kellegi kohta sellist laimavat infot. Et lapsed on internetis väga julged ja väga jõelad ja teevad seal asju, mida nad päris elus nagu ei teeks. Saadavad sõpradele näiteks oma alasti kehaosadest pilte, igasuguseid müstilisi asju teevad. Postitatakse pilte veipimisest, alkoholi tarvitamisest. Siin on üks noormees, kes saatis sõpradele snappi ja teatas, et ta on
parajasti WC-s ja alkoholijoobes. ja nii, ma natuke tegin viisakamalt selle pildi. Ühesõnaga on üks suhtlusvõrgustik Piiril, mis on praeguste laste hulgas väga-väga populaarne. See on selline, ma ei tea, kui palju teil on selline asi? Ei tea midagi, sinul on. Et Piiril toimib niimoodi, et kõigile tuleb samal ajal teavitus, et tehke pilt sellest hetkest, kus sa praegu oled. Ja telefon teeb pildi 2 kaameraga. Ehk siis ühe selle selfie kaameraga jääb sinu nägu ja teise kaameraga siis see taust. Et antud juhul siis 6. klassi poisid ja tüdrukud vaatavad koos pornot. See on niimoodi. Ja üha rohkem jõuab teateid lapsevanematelt, kes avastavad, et lapse telefoni arve on kuidagi liiga suur. Et siin on näide mängust, mida poistele meeldib mängida, Fortnite. Ja seal on selline kelmuse süsteem, et lapsele räägitakse, et ma saadan sulle koodi ja kui selle koodi peale klikkad, siis sa saad sinna mängu endale igast asju juurde. Relvasid ja skinne, riietust, välimust, asju, mis seal mängus on kasulikud. Aga tegelikult saab, kui ta sellele koodile klikkab, siis saab see inimene, kes selle koodi saadab, saab ligipääsu tema telefoni arvele, niimoodi, saab selle telefoni numbriga ise osta asju. Et siin on vanemad ilma jäänud väga suurtest summadest. Et meie soovitame lapse telefoni arve limiit määrata sinna peale. Ja üldse on alaealiste internet teema puhul väga oluline roll lapsevanematel. Et lapsevanemad peavad teadma, mida nende laps seal teeb, milliseid äppe kasutab, mida ta sinna postitab, kellega ta räägib, sest väga palju on viimasel ajal neid juhtumeid, kus lapsed langevad pedofiili või sellise asja ohvriks. Alaealised ja keelatud ained. Nagu näete, mul sigaretipilti siin ei ole, sest see ei ole enam teema tänapäeval, tavalise suitsu. Lapsed, et endiselt on väga suureks probleemiks siis endiselt, või see on nüüd juba viimaste aastate kõige suurem probleem on e-sigaretid ja mokatubakas. Et e-sigarette tarvitavate laste vanus langeb iga aastaga. Et alustatakse sellega 11-12 aastaselt. Ja meil on ka juhtumeid, kus on 8-9 aastased. Et sellega on see, et seda on lapsevanemal väga raske avastada, ta ei haise niimoodi, samas ta tekitab väga kiiresti sõltuvuse. Ja mis kõige hullem selle asja juures on, et kui need lapsed alustavad nii varakult, siis lapsevanem isegi ei oska kahtlustada seda. Et meil on olnud mitu juhtumit, kus me 8-aastase lapsevanemat pidime veenma, sest ta ei uskunud meid. Et tema lapsel oli veip või ta veipis. Ma tõin ühe. Ja nagu siin pildilt on näha, siis need veibid on tehtud hästi lapsesõbralikuks. Et seal ülemisel pildil võtsin kaasa ka. Ükski täiskasvanu vist ei teeks sellist. Et need on nagu disainitud lastele. Ja need on Eestis keelatud. Nad on liiga kanged, nad on liiga suured. Siin on sama Snapchati pilt ühe lapse selle sama e-sigaretiga. Kui algklassides tarvitatakse peamiselt e-sigareti, siis mida vanemaks, siis tuleb juba mokatubakas. Ja ka mokatubakat nad saavad kätte, et see on nüüd näidispilt sellest, kuidas üks täisealine sõbranna ostab alaealisele sõbrale ja annab selle poekaamerale just üle.
ja alkohol. Et ka eelmisel aastal tegime kontrolloste. Tegelikult on hea meel tõdeda, et eelmisel aastal Kiili vallas ükski kauplus meie poisile alkoholi ei müünud. Kuid selle alkoholiga on see, et kauplused võivadki teha kõik, mis nad oskavad ja küsivad ilusti dokumenti, aga see noor, kes tahab alkoholi kätte saada, ta saab selle igal juhul kätte. Kas ta võtab selle kodust vanemate tagant, kasutab seal poe kõrval istuva sotsiaalse isiku abi või siis täiskasvanud sõbrad. Alaealised panevad toime veel erinevaid väärtegusid ja kuritegusid, süütegusid. Põhilised, millega meie tegeleme, on kooliteemad, vargused, lõhkumised, sodimised, ilma kiivrita, jalgratta või elektritõukerattaga sõitmine. Ja iga õigusrikkumise puhul on siis lahendus erinev. Et me kasutame peamiselt mittekaristuslikke meetmeid ja asja mõte on siis selles, et laps saaks aru, mis ta valesti tegi, miks seda teha ei tohi ja saaks aru oma teokeelatusest. Tihti laseme lastel endal pakkuda välja selle asja, mis teda võiks nüüd mõjutada. Et nad teevad plakateid, esseesid, käivad Kiilis näiteks need poisid, kes staadioni ära lõhkusid, käisid pärast mulda vedamas, tegid tööd. Siin oli kiivrita elektritõukerattaga sõitnud lastelt oleme isegi tõukse hoiule võtnud ja tagasi saavad siis paari nädala pärast, kui nad on teinud meile korraliku esitluse selle kohta, miks ei tohi ilma kiivrita sõita. Et siit ma olid Kiili sodimise juhtumid. Siin on hea näide Merjelt, et kuidas küla kutsuti kokku, et teeme kõik puhtaks. Ja sinna me suunasime ka kunstihuvilisi poisse appi. Siin on mõned plakatid näidiseks, mida nad siis teinud on. Näiteks alkoholiga tarvitanud noormees tegi meile sellise plakati alkoholi tarvitamisest. E-sigareti tarvitaja pildid, plakat. See on üks kõige rohkem vaeva nähtud elektritõukeratuuri tehtud plakat meile. Taastava õiguse kogukond. Ma räägin sellest sellepärast, see Taastava õiguse kogukond on üks Norra projekt, kuhu valiti Kurtna ja Kiisa kogukond Saku vallas. Ma räägin sellest siin sellepärast, et me oleme selle koolituse läbinud inimesi saanud väga palju kasutada ka Kiili valla juhtumite lahendamisel. Ma natuke räägin siis, mis on. Et need inimesed, kes seal koolitusel osalesid, on kõik koolitöötajad, noorsootöötajad, lastekaitsespetsialistid, ühesõnaga inimesed, kes igapäevaselt lastega kokku puutuvad. Et taastava õiguse et see on selline kindla korra järgi läbiviidav vestlus lihtsalt öeldes, kus siis antakse mõlemale osapoolele võimalus rääkida, tehakse kokkulepped ja need on tegelikult väga hästi toiminud. Et me oleme Kiilis kasutanud neid, Kiilis on olnud ka suurem selline taastav ring, on konflikti vahendused, et meie juhtumid ongi peamiselt kiusamisjuhtumid ja konfliktid, kus lapsed on omavahel kättpidi kallale läinud või midagi sellist. Ja alati tuleb kaasata ka sinna vanemad, sellepärast, et selleks ajaks, kui see konflikti vahendus toimub, on lapsed juba ammu ära leppinud, aga vanemad veel mitte. Et nendega tuleb rohkem tegeleda. Kõige positiivsem selle taastava õiguse kogukonna juures ongi see, et kui varasemalt me pidime läbi Sotsiaalkindlustusameti koos allkirjastatud paberitega saatma sinna taotluse, et me tahame saada konflikti vahendust, siis nüüd me saame lihtsalt ühe telefonikõnega kõik ära teha. Ennetustegevus. Et endiselt on jätkunud jalgrataste, kiivrite,
kontrollid 1. septembril, et me oleme kasutanud Kiilis väga palju abipolitseinikke. Et meil on siin väga tublid aktiivsed abipolitseinikud, nagu näete peaaegu iga pildi peal. Ja loomulikult siis need kergliiklejate kontrollid, et nüüd on jalgratastele lisandunud need samad elektritõukerattad, mida Kiilis on lastel päris palju ja rattaid on väga palju. Ja et elektritõukerattaga isegi suudetakse sõita niimoodi, et nad istuvad telefonis samal ajal. Et nad on väga osavad. Ja nüüd on meil ju endal ka elektritõukerattad ja tegime proovisõidu ka ära, et toimisid väga hästi. Et me oleme väga tänulikud, saame hakata nüüd rohkem lastega parkides silma peal hoidma, et enne autoga me sinna ligi väga ei pääsenud. Ja vist praegu ongi kõik. On äkki küsimusi kellelgi? Teeme vist niimoodi, et... Ei ole küsimus, jah? On. Hakkame siis peale, siis andke käega märku praegu. Jah, Paul Puustus, ma palun. Ja, üks küsimus on selles, et siin meedia kaudu ma olen aru saanud, et see on just nagu Lõuna-Eesti probleem, aga tegelikult see kindlasti vastab tõele ja ma räägin loomapidamisest. Ja loomapidamiste probleem on see, et pahatihti võib-olla rohkem kui tahaks on mõningad hooletud koeraomanikud võimaldanud siis, võiks öelda, oma koertel lahkuda hoovist. Ja koerarünnakud on üsna sagedased ja viimasel on ka meedias palju kirjutatud. Ja siis ongi küsimus, et kas meie piirkonnas ei ole seda probleemi või kuidas te näete või kas te olete sellega tegelenud nende küsimustega? Koer kui... Kuidas see küsimus oli, et kas me oleme tegelenud koerte hulkuvad? Kas on teile tulnud signaal, et meil on siin probleeme, kus koerad lahkuvad oma territooriumilt, ründavad siin inimesi, teisi loomi? Kas on teil kaebus selles suhtes, kas meil sellega probleem on või ei ole? Ja neid probleeme on igal pool, et neid on nii Kiisal, Saku vallas, Tallinnas, et ja need on... Et koerad on sellised loomad ja tegelikult nendega ka tegeletakse. Ja kes sellega tegeleb? No, idee poolest on see kohaliku omavalitsuse kohustus. Aga praegu selle oleme ikkagi üritanud aidata ja käinud ja vestelnud ise ka nende koeraomanikega. Ja teine küsimus mul selles vallas, mis puudutab varavastased tegusid. Et peale seda nüüd, kui on tulnud signaal selle kohta, et politsei ei tegele väiksemate vargustega sellistega ja nüüd väidetavalt on kasvanud loomulikult pooldes varguste hulk varavastaste väikevargustega tegelevate persoonide häbematus on läinud piisavalt suureks, sellest on ka juba meedias juttu olnud, et kas on märgata, et ka meie piirkonnas siin on varguste arv viimase aasta või poolteise aastaga suurenenud näiteks? Seda ei ole märgata. Ja tegelikult ma tahaks natukene nagu kaitsta, et see, mis see uudistes oli, see oli natuke kontekstist välja rebitud, et see ei olnud öeldud, et politsei ei tegele, vaid politsei lõpetab mingi aja peal ära nendel juhtudel, kui isikut ei ole olnud võimalik tuvastada. See uudis oligi selliselt väga kahetiselt kirjutatud, et esmamuljena võiski jääda. Meie tegeleme täpselt samamoodi, meil on väärtegude menetlemisega tegelevad väärteomenetlejad, kriminaalmenetlejad tegelevad kriminaalasja uurijate menetlustega ja need toimivad täpselt samamoodi, nagu alati on toiminud. Et ühtegi väärtegu menetlemata jäeta. Et see on vale. Aga lihtsalt on mõnikord juhtumid, kus väikese kahju korral ei olegi 2 aasta jooksul õnnestunud leida inimest, kes selle toime pani. Ja need on need, mis ära lõpetatakse. Mul oli küsimus selle kiiruse ületamise peale, see on 120 oli vist see number, eks ju. Aga need on need, kes Kiili vallast nagu läbi sõidavad, need ei ole ju Kiili elanikud. Jah, kõik on Kiili vallateedel, jah.
Üks küsimus. Vaata, sa näitasid seda e-kirja, mis tuleb, kus on see Sirle Loigo, vaata see nimega, on ju. Et seal on ka need templid peale, et aga sa mäletan õigesti, et tegelikult ju templeid eriti nagu ei kasutatagi tänapäeval, et kas see mitte ei ole üks signaal juba, mis annab nagu märku, et tegemist on jamaga? No siin on see terve see kiri näitab, et see on jama. No, seda nagunii ja esiteks, et ta nii kirju riiklik politsei diktoraat. Jah. Ja templeid ei ole meil tõesti enam, pole näinud aastaid. Ja siis korra nende koolivarguste kohta mul jäi kõrva, et kas seal saab välja tuua ka mingisugused liigid, et mida nagu varastatakse, et ma ei tea, kas telefone või ma ei tea, tosse või jopesid või... Koolivargused, ma ei mõtlegi, ma rääkisin lastest ja vargustest, need varastavad ikka poest. Poest, okei. Ma mõtlesin, et nagu kooli territooriumil toimuvad. Kool on väga tubli, kool tegeleb ise enamasti nende asjadega ja mõnikord tuleb ka Kätlin ja räägib üle need asjad, kui on vajadus. Ja see on tunnetuse küsimus, aga see koostöö on Kätlinil, ma tean, väga hea. Krustam. No, ma saan aru, et nendest pisivargustest seal poes väga ei raporteerita, aga te saaksite ju tegelikult teada, kas see on suurenenud või vähenenud siis, kui te küsiksite poest andmeid. Palju nad siis tegelikult seda vara kahjumisse kannavad, mis ei ole poes halvaks läinud või katki läinud ja mis on katkunud. Ma ei tea, kas te olete seda teinud? No jaa, selles mõttes, et pood ja suhtleb meiega samamoodi, kui nad seal midagi avastavad või siis nad helistavad meile tihtipeale. Tegelikult on õige helistada kohe 112, et kutsutakse patrull, kes siis fikseerib inimese. Ja poes on kaamerad, et selles mõttes on lihtne tuvastada pärast neid inimesi. See on väike kogukond siin. Ja, aga ma mõtlen, kas te omal initsiatiivil olete küsinud poodide käest, et nende kahjumite kohta? Kahjud ei ole. Seda ei. Selles mõttes me oleme rääkinud vargustest ja teemadest, aga mis summasid nad kaotanud on, seda on arutanud. Endist teada saamiseks võiks seda ju teha. Ma küsiksin ka, kas te teate statistikat, et kuidas Kiili vald positsioneerib ennast teiste naabervaldadega võrreldes, kas meil on mõni kuriteoliik nii-öelda kõrgemal tasemel esindatud või kuidas nagu võrreldes naabritega on? Kiili vald on olnud aastaid kõige turvalisem vald üldse. Ühe elaniku kohta on kõige vähem kuritegusid. Et ei ole sellist, kuigi kui ma nüüd ütlen, et Sakus on 2 korda rohkem inimesi, siis tegelikult neid internetikelmusi oli 2 tükki rohkem. Et Kiili vallas on kannatajaid natuke rohkem nagu ühe inimese kohta. Aga põhimõtteliselt on see väga turvaline. Indrek Siniser. Internetikelmuste puhul me räägime siis kelmuste ohvritest või kelmuste läbiviijatest? Ohvritest ikka tahaksime rääkida, et inimesed oskaksid neid märgata. Kelmuse läbiviijateks on sellised endise Nõukogude maade organisatsioonid, need on organisatsioonid, tööstused, inimesed lähevad hommikul tööle, istuvad nii nagu teie arvutite taha siia ja siis igal ühel on omad kliendid, neil on andmebaasid, ühe kõne võtad vastu ja nad juba sisestavad selle kohta info, et neil on iga inimese kohta oma andmebaas, kuidas nad siis hakkavad seda inimest mõjutama, seda tehakse kuude kaupa. Et see ei käigi tihtipeale nii, et kui see üritatakse mingid need armukelmused näiteks, nende prouadega räägitakse 4-5 kuud enne, kui hakatakse raha küsima. Nad on nii sulanud juba selleks hetkeks, et nad on valmis kõigeks, võtavad SMS-laenusid ja kõike teevad, et seda raha leida. Naftaplatvormil lõksus oleva kallima jaoks või midagi sellist. Mõni läheb isegi pangakontot vale raha välja võtma. Jah. Meil on veel küsimusi. Küsimusi ei ole siin, ma tahaks Enelit tänada. Eneli aitas meil lahendada meie kogukonnas ühe noore kihutajaga loo, nii et sai telefoni teel asjad aetud väga hästi, nii et suur aitäh. Pole näha olnud, Aitäh ja edu.
korrani. Ja päevakorrapunkt number 3, otsuse eelnõu, Rahnu tee katastriüksuse omandamine, ettekandja maanõunik Benno Johanson, kaasettekandja juhtivkomisjoni esimees Marek Vainola. Benno Johanson, palun. Lugupeetud volikogu esimees, külalised. Kiili vallavalitsuse 13. juuni 2017 aasta korraldusega on siis kehtestatud Vaela külas Gustavi endise nimega Kuusiku kinnistu detailplaneering, mille elluviimise käigus moodustati Rahnu tee katastriüksus. Rahnu tee katastriüksuse omanik AS Contec Int on teinud siis avalduse, kus ta soovib transpordimaa vallale tasuta võõrandada. Omandavat Rahnu tee katastriüksuse suuruseks on 4596 ruutmeetrit ja sihtotstarbeks transpordimaa. Tänavarajatisel on väljastatud kasutusluba. Vara omandamise ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannab täies ulatuses AS Contec Int. Aitäh! Aitäh! Marek Vainola, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja, head kolleegid! Majandus- ja arengukomisjoni oli see teema arutusel 5. aprillil toimunud kuulasime samuti ära maanõuniku ettekanne ja 9 poolthäälega toetasime vallavalitsuse ettepanekut omandada antud katastriüksus. Kas ettekandjatele on küsimusi? Sellest palun siis voli siis märku anda. Ma ei näe, et küsimusi oleks. Seega ettekandjale ja paneme siis päevakorrapunkti hääletamisele. Poolt on 12 volikogu liiget, erapooletud 3. Aitäh, otsus vastu võetud. Ja lähme siis päevakorrapunkt number 4 juurde, vallavanema informatsioon. Aimur Liiva, palun. Lugupeetud volikogu esimees, liikmed. Paari sõnaga sellistest üldisematest asjadest, mis meie elu ja tegemisi mõjutavad siin lähemal ajal. Kõigepealt see, et maateemaga tuleb tulla juunikuus volikogusse kindlasti. Toimus maa korraline hindamine uus, mida ei olnud väga ammu tehtud, ja siis kehtestati uued maahinnad. Ja nüüd siis vastavalt sellele tuleb käituda ka meil volikogul siis otsustada, et kas nii või naa või kolmandat moodi. Et esialgu on see selle mudeli järgi, mis eelmine Riigikogu nagu vastu võttis. Ehk siis seal on need piirmäärad ja asjad ees ja nii edasi, aga muutused kindlasti ju tulevad, et kõigil. Et seda, mis see uus valitsuskoalitsioon nagu edaspidiseks otsustab, seda me veel ei tea, et kas seal antakse mingid protsente vabaks rohkem või mis iganes. Siis
hooldekodureform või kuidas seda nimetadagi, et 1. juulist hakkab kehtima see, et las teil nüüd otse öeldagi. Vanasti oli nii, et uuriti, kas inimesel on pangaarvel raha ja kas tal on kinnisvara ja oli laste kohustus üleval pidada oma vanemaid, siis, kes olid hooldekodus ja nii edasi, siis nüüd see uus seadus seda kõike oluliseks ei pea. Põhimõtteliselt, et kui inimese pensionist tuleb puudu hooldekodu koha eest tasumiseks, siis omavalitsus peab maksma selle 700 või 800 või mis iganes eurot nagu lisaks. Et omavalitsus on kes? Teised inimesed, kõik maksumaksjad põhimõtteliselt. Et see tähendab siis seda, et võib eeldada seda, et esiteks teenusepakkujad tõstavad hinda ja teiseks võib eeldada seda, et nende inimeste hulk, keda sinna hooldekodusse tahetakse panna, kasvab nagu oluliselt. Sõltuvalt sellest, kui palju neid potentsiaalseid selliseid inimesi on, siis on omavalitsused nagu erinevad. Kiili vallas on pensionäre vähem, nüüd on 10% pensionäre, aga Loksal on 30% pensionäre näiteks ja nii edasi. Et lõppkokkuvõttes on oodata, et see asi on nagu väga üle jõu käiv kellelegi, omavalitsustele siis konkreetsemalt. Et see, ja lisaks on seal veel mitu aspekti, see lõhub perekondlikke sidemeid ja kõike seda muud, et tekitab teatud sellist ebasoovitavat survet ja Paul võib-olla oskab öelda, kas Riigikogus selle asja vastuvõtmisel oli pikad diskussioonid või lühikesed või mis seal arvati või arvatud, aga igatahes see kõlab päris nagu hullusti lõppkokkuvõttes. Kõik on arusaadav, need inimesed, kellel ei ole omakseid ja võimalusi ja nii edasi, et seal on nagu see põhjendatud igal juhul, aga üheski riigis maailmas ei käi see asi niiviisi, et inimeste varanduslikku seisu on nagu arvestatud. See on nagu siis järgmine teema. Et meil on hetkel 17 inimest hooldekodudes, eks siis saab näha, kas nende arv suureneb või mis ta teeb. Selge see, et sinna vabatahtlikult keegi väga minna ei taha, aga kui ikkagi, ma ei tea, lapsed survestavad, siis nii on, et elame-näeme. Siis Vabariigi Valitsus astus ametisse, koalitsioonileping sõlmiti, regionaalminister on juba mitmel puhul andnud intervjuu, kus ta siis on maininud, et meilt võetakse raha vähemaks ja antakse juurde neile, kellel seda rohkem vaja. Ehk siis põhimõtteliselt 25 miljonit tahetakse võtta ära Tallinna ja Tartu linnapiirkonnalt selleks, et jagada seda ringi kuskile mujale. Päris täpselt mitte keegi selle kohta veel midagi ei tea. Et Rahandusministeeriumi ametnikud ilmsesti arvutavad ja mõtlevad ja kalkuleerivad ja mis see meile lõpuks tähendab, seda me öelda ei oska. Aga selline oht on silmapiiril, et meie tulud võivad selle arvelt nagu väheneda. Siis praktilisematest asjadest siin meil oli siis, nagu te teate, korraldada teadmeveo hange ja siis tuleb anda üles ennast, kes komposteerib, kes annab ära biojäätmeid. Kolmandat võimalust, et ma panen olmeprügisse neid endiselt, seda ei tohiks nagu olla. Vallavalitsus peab sellest kuidagi viisi ülevaate saama, mitte ainult meie vallavalitsus või kõik vallavalitsused, siis peame seda kuidagi viisi registreerima, nii et me seda hetkel ka teeme. Saamase seisuga vist, ma ei tea, millal see välja läks, eile äkki või üleeile. 30 inimest või majapidamist on registreerinud ennast, et selleks on internetikeskkond, siis e-valdis saab seda teha. Kui seal on tõrkeid äkki kellelgi, siis andke palun teada, et me saame kiiresti nagu reageerida ja vaadata ja mõelda, et me teeme seda usalduse peal, selles mõttes, et me tahame lihtsalt fotot sellest kohast, kui keegi komposteerib, et meil ei ole seda tööjõudu ja võimekust, et me läheksime igasse aeda kontrollima, kellel missugune komposter nagu on. See ei tundu ka kuigi mõistlik olevat.
et ja lisaks kõigele, kui päris kompostimisest rääkida, siis see on paras teadus ja hullem kui akvaariumi pidamine, nagu et lihtsalt, see ei ole lihtsalt toidu viskamine mingisse kasti, nagu selleks, et see protsess seal nagu käima hakkaks. Nii et teie vaba valik, et kas annate ära või see on selles jäätmeveohankes nagu sees, äraandmise võimalus ka või siis komposteerite. Laupäeval olete kõik lahkesti palutud kooli auditooriumisse. Meil on arengukava seminar teine. Eelmisel laupäeval oli esimene. See oli väga selline huvitav ja asjalik. Ja ma arvan, et see teine kindlasti tuleb samasugune. Et kell 10 kuni kell 2 on see ajavahemik, mis on kavandatud seal. Siis keskkonnanädala tegevused tulevad maikuus. Et neist kindlasti palume osa võtta aktiivselt. Ja siin tulles tagasi veel selle kompostimise ja muu teema juurde, siis kindlasti selles Kiili lehes, mis nüüd ilmub maikuusest, tuleb pikalt ja põhjalikult sellest uuest korraldatud jäätmeveo hankest ja kompostimisest ja muust asjast nagu juttu. Et selline lugu. Siis Vaela lasteaia hange on uuesti üleval, 5. mai on pakkumiste tähtaeg. Kiili kooli elementlahendusena siis väikeklasside juurdeehituse pakkumine lõppes, 3 pakkujat oli. Ja põhimõtteliselt tuli see natuke soodsam, kui meil eelarves oli kavandatud ja planeeritud. Siis kindlasti tuleme lisaeelarvega volikokku, sest on täiendavaid kulutusi. Sama Kurna maja on vaja sisustada. Et kui 7 rühma avada, siis seal on inventar ja muud asjad vajalikud, avates vooditest ja mänguasjadest kuni kapide ja muude teemadeni. Ja hetkel punkt, et küsida, siis küsige. Ma küsiks kohe täpsustava küsimuse selle veebi teavitamise kohta. Kas need valla kaudu ostsid need kiirkompostorid, kas nemad peavad ka teavitama? Ei. See info on vallas olemusega? Jah, minu arust võiks olemas olema, et ma täpsustan selle üle. Seal ei pea. Aga neid inimesi ei ole nagu ülearu palju. Enamusel nagu ei ole seda valla kaudu saadud. Indrek Raadik, palun. Eelmisel korral, kui me siin istusime volikogus, võeti vastu otsus siis Vaelakülas Saare maaüksuse detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsus. Mul on küsimus, et kas Kiili vallavalitsus ennem selle meie ette hääletamisele toomist suhtles ka ringristmikul piiriäärsete naabritega? Vastavalt seadusele saadeti piirinaabritele kõikidele info selle kohta, et selline asi on kavas piirinaabritele. Indrek Rustam, küsimus, palun. Et ennem selle uue korraldatud jäätmeveo hanke tegemist minu meelest muutsime Kiilis kehtivat jäätmehoolduse eeskirja ja valitsusel oli selle eeskirja kehtestamisel tõesti selline soov, et inimesed peavad hakkama biolagunevaid jäätmeid üle andma. Esimesel lugemisel ma juhtisin sellele probleemile nagu tähelepanu, et seda ei ole vaja teha, kuna neid saab väga edukalt kompostida. Määruse eelnõu teise lugemise käigus võõdetigi see kohustus ära. Inimesele jäi siis paragrahvi 7 alusel valik,
kas neid üle anda või oma kinnistu kompostida. Aga selles paragrahvis 7 ei ole inimesele seatud kohustust vallavalitsusele teada anda, kas ta kompostib, kus ta kompostib, mil viisil ta kompostib. Ehk kui te nõuate sellist teatamist, siis öelge ka välja siis see paragrahv, lõige ja punkt, mille alusel te sellist informatsiooni kogu. See oli küsimus. Küsimus oli? Ja öelge palun välja see paragrahv, see lõige ja see punkt, mille alusel te nõuate inimeselt informatsiooni selle kohta, kus ta kompostib, mida ta kompostib, milline ta komposter on, kuidas ta seda teeb. Öelge, milline tuginedes ta seda nõuab. No, hetkel väga tänan selle küsimuse eest, aga ma nii võimekas ei ole, et ma suudaksin paragrahve peast tsiteerida, mis puudutab jäätmeohutuse eeskirja. Me täpsustame selle ja anname järgmisel volikogu istungil teada. Indrek Raadik, teine küsimus. Jätkan, et üks asi on teavitamine ja teine asi on võib-olla siis nende piiriäärsete naabrite käest ka nõusoleku saamine sellise detailplaneeringu muudatuse sisseviimiseks, et informatsioon, mida mina oman, et näiteks kui me võtame Vaela see planeeritud veekeskuse omaniku, siis tema seda informatsiooni ei saanud, tema käest nõusolekut ei olnud, et sisse viia selline muudatus, mis läheks risti üle tema hallatava maa. Kuidas on võimalik, et meile volikokku tuleb hääletamisele selline asi, kus ei ole nende asjadega tegeletud? See eelnõu, mis oli eelmisel korral volikogus ja mille üle te hääletasite, vastas absoluutselt kõikidele tingimustele, et seda on võimalik teha. Me ei oleks seda toonud siia volikokku, kui see ei oleks vastanud nendele tingimustele. Et jällegi, mina ei ole see inimene, kes siin paragrahve peast tsiteeriks või oskaks seda protsessi täpselt kirjeldada. Mul on teised ülesanded. Aga igal juhul vastas see tingimustele. Kas on veel vallavanemale küsimusi? Kui küsimusi ei ole, siis aitäh. Ja sellega on vallavolikogu istung lõppenud.